4. mai varahommikul kogunevad siinsamas pargis ja Tartus Vanemuise teatri ees pargis 260 vabatahtlikku tudengit, et anda oma panus SOS Lasteküla suurimasse annetuskampaaniasse Kevadkoputus. Mis asi on Kevadkoputus? 4. mail hommikul kella 9, õhtul kella 9, 12 tundi jutti koputavad need vaprad vabatahtlikud üle Eesti teie ustele, et koguda annetusi peredest eraldamise ohus laste toetuseks. Ja see aasta täpsemalt SOS Lasteküla peretugevdusprogrammi avamiseks Viljandi vallas. Eesmärk on koguda 65 000 eurot. Nii et iga toetus loeb. Mis asi on peretugevdusprogramm? Selle programmi kaudu saab iga aasta toetust praegu kuskil 150 peret, 600 last. Aga Eestis on hinnanguliselt 7000 last, kes on oma perest eraldamise ohus. Ja selleks, et iga laps saaks kasvada üles oma kõige loomulikumas keskkonnas, rahulikult areneda oma kodus, on kõige olulisem hea ennetustöö ning kiire sekkumine. Ja teie annetus võimaldab riskiperedele pakkuda sotsiaalset, psühholoogilist nõustamist, lastele õpiabi, terapeutide, logopeedide näol, lisaks materiaalset toetust lastele ravimite hankimisel. Praktiline küsimus, kuidas ära tunda vabatahtlik, kes koputab teie uksele 4. mail? Tal peaks kaasas olema selline infobuklett, kus kõik see info, mida mina praegu segaselt rääkisin, on palju paremini kokku võetud ja tal peaks olema rinnas selline märk. Ja kui keegi ei koputa teie uksele 4. mail, siis te saate ikkagi toetada. Ja see info on siin video lõpus. Nii et ma palun teid kõiki, avage oma uks heateole.